Sa oled väärt armastust ja õnne selle kõige ehedamal kujul. Sa oled väärt kogema kergust ja rõõmu selle maksimaalsel kujul. Sa oled väärt parimat tervist ja käima oma tõelist hingeteed. Ka sinu sees on peidus anded ja see eluenergia, mille ühiskond oma käskude ja keeldudega on maha sinust suretanud. Kunagi ei ole hilja päriselt oma elu järele minna. Isegi 88-aastaselt saab minna ümber maailma reisile ja jäädagi sinna palmi alla, kui see on see, mida sinu hing tahab. Mida su hing tegelikult ihaleb, mida ta soovib, mida ta päriselt kogeda tahab. Kui me ei lähe enda hinge soovide järele, siis tegelikult on energeetiliselt see kuritegu iseenda vastu. Ja siis me imestame, miks meil on tulnud mingisugune väga šokeeriv haigus. Mitte midagi ei ole juhuslikku. Kui jätta kõrvale see, kus sa parasjagu oma eluga oled, need raskused või takistused, siis mille järele su hing tegelikult januneb? Kus ta elada tahaks? Kellega ta koos elada tahaks? Mis sa tunda sooviksid? Mis sa kogeda sooviksid? Kes sa oleksid? Millisena sa oma elu näed? Kõik, mida me ette suudame kujutada, eksisteerib. Ja see on sinu vastutus. Ja nii kui sa siia sünnid, on sinu kohustus number 1 hakata seda looma enda füüsilisse reaalsusesse. Ja mitte surra enne, kui sa ei ole seda füüsilisse reaalsusesse saanud luua. Siis oled sa kõndinud oma eluteel. Sa tulid siia kogema enda elu, kõndima enda eluteel, mitte järgnema teistele või elama kellegi teise elu. Meil tuleb ise selle järele minna. Mitte miski ei ole võimatu, ainult meie ise arvame, et midagi on võimatu. See siin, minu esimene raamat. Seda saab võtta ükskõik millisest leheküljest lahti. Ja siin on nii palju koode ja pustejuppe sulle. Ei ole vahet, kus sa oma elus oled. Sinu elu ootab sind täna, mitte homme, vaid täna. Tee midagi head täna iseenda jaoks, mille üle sinu hing rõõmustab ja mitte keegi teine ei pea sellest aru saama.